Tere päevast! Mina olen Allar Veelmaa. Selles videos ma natukene tahan nüüd rääkida minu tehtud siis õppevideotest ja ka selle kohta, et kuidas neid võiks kasutada. Noh, te näete, Eesti kool on järjest rohkem muutumas ahvimajaks ja eks see avapilt näitab ka seda, et on justkui klassituba, aga õpetajat me siin ei näe, sest matemaatikaõpetajad on punase raamatu liik, mis on välja suremas, nii et selles klassis igal juhul õpetajat näha pole. Ja noh, kes on lau all ja kes on kapi otsas ja selline see pilt on, nii et mis seal ikka, ma arvan, et mina olen optimist ja tulevik läheb veel lõbusamaks. Aga räägime siis nüüd videotest. Kõigepealt siis, kes tahab minu õppevideosid vaadata, mõni on juba näinud neid, siis tuleb minna kindlasti minu kodulehele ja pärast seal lõpus tuleb ka aadress, õppematerjalid ja siin nüüd on olemas siis selline, õigemini 2 nuppu, videod põhikoolile ja videod gümnaasiumile. Mõlemast räägin natukene. Nüüd lisaks loomulikult on ka selline nupp siin, et valmistu siis riigieksamiks, see puudutab siis 12. klassi õpilasi, kes on 18 aastat vanad või siis vanemad. Et õpetan kuni 103 aastaseid, vanemaid enam ei võta. Noh, seal on nagu olukord natuke raske, aga nooremaid ka näha ei taha siis, alla 18 aastaseid. Nii et ja siis, kuna videote tegemine võtab aega ja tegelikult ka rahalist ressurssi, siis on selline tore nupp siin, et toeta MTÜ-d, sellega te tegelikult toetate siis minu tegemisi, et ma saan neid videosid ja teste ja muid asju teha. Noh, mõnikord küsitakse, et aga noh, et kui ma kirjutan, et ma panen nad tasuliseks, et aga miks tasuliseks, et miks tasuline? Noh, iga õpetaja, kes annab tunde koolis, siis ilmselt ei tee seda ilma rahata. Ma vähemalt ei tea ühtegi õpetajat, kes ütleb, et teate, härra direktor või proua direktor, et ärge mulle palka makske, et ma ei taha palka saada. Iga töö on tasustamist väärt ja mitte mingi asi maailmas ei ole tasuta, nii et kui keegi kusagil loeb, et tasuta, siis keegi maksab selle kinni. Nii et igasugused sellised jutt ei ole mitte ju tuhandetest eurodest, vaid sellised mõistlikud summad, et noh, ühesõnaga ma saaks oma kulud tasa, ega siin rohkem midagi ei ole. Nüüd aga räägime siis asja sisulisest poolest, et põhikooli videotes kõigepealt siis. Kõigepealt näete, siis tuleb selline leht lahti, noh, see leht on küll suurem, seal on igasugused videod juba kirjas. On otsingu aken ja sinna otsingu aknasse võib siis sisse kirjutada, noh, et tahan näiteks silindri kohta videot, jah, või tahan ruutvõrrandi kohta. Siis saab seda otsingut kasutada, kuigi noh, need videod paistavad seal välja ka, et kui natukene seda loendit vaadata, siis on näha, et mis videod on ja mida pole. Ja need lingid suunavad siis YouTube'i, nii et võib minna ka siis otse ilma minu koduleheta YouTube'i kanalile ja siis sealt siis õige video üles leida. Nüüd lisasin selle asja, et selle menüü, need videote nimetused on tõlgitud ka vene keelde. No see võib mõnda inimest ärritada, aga ma ka selgitan, et miks see nii on. Vaadake, Eesti koolides minnakse üle eestikeelsele õppele. See tähendab seda, et ka need koolid, mis on nii-öelda vene õppekeelega koolid olnud, seal järk-järgult minnakse üle eestikeelsele õppele ja loomulikult, noh, ütleme seal Juura või Massa, eks ole, tahab vaadata siis mingisugust õppematerjali eesti keeles. Aga no kus ta seda otsib, eks ole, ta ei oska otsida ja nüüd see lehekülg pakub talle selle võimaluse kohe, et tal on olemas menüü, näete, vajutab siia tõlgi vene keelde ja loomulikult siis see menüü tõlgitakse vene keelde, need videote nimetused. Video ise loomulikult on eestikeelne, et seda ei kavatse ma mitte kunagi teha, et ma tõlgiks oma videod siis või laseks tõlkida vene keelde või siis heebrea keelde või läti keelde, et see noh, ei ole nagu mõeldav. Küll aga see menüü võib olla vene keeles, mitte midagi hullu ei juhtu. Ei ole siin mingit poliitikat ega mitte midagi muud.
Ja siin näitab ära ka praegu hetkel on 50 videot, aga see on juba vana. Tegelikult on selline videosid 57 ja teemajaotused on enam-vähem samad. Nii et erinevate teemade kohta siis videod ja nii nagu ma ikka tavaliselt ütlen, et kui issand annab päevi, siis ma teen neid videosid loomulikult järjest juurde. YouTube'is iseenesest on neid videosid tegelikult rohkem, et need ei ole kõik pandud siia siis menüüsse, aga kes otsib siit, vaatab siis minu siin seda teemajaotist või otsib YouTube'is, siis loomulikult leiab neid videosid siis täpselt nii palju, kui soovib. Ja loomulikult, kes tahab vaadata kusagilt mujalt, siis palun väga, ega siis ma ei ütle, et need on ainukesed õppematerjalid. Loomulikult igaühel vaba valik ja vaba inimene vabal maal teeb, mis tahab ja võib ka mitte üldse vaadata. Nüüd vaatame korraks edasi. Nii nagu ma rääkisin siis jah, et esiteks nende videote tegemine ja ka testide tegemine, ka testid see nõuab tegelikult päris palju ressurssi, nii et siin ei ole mitte 10 eurot kuus, vaid ütleme ikkagi tublisti rohkem. Kõik see riistvara, tarkvara, internetid, igasugused muud asjad juurde. Nii et head inimesed, kes tahavad siis, et ma neid asju edasi teeks rahulikult, siis on võimalik toetada Matemaatikasõprade Seltsi, konto number on olemas ja selgitus juurde kirjutada. Ja ükski heategu ja karistuseta, see tähendab seda, et kõikidelt toetajatelt ma alati küsin ka, et kas nad on nõus sellega, et nende nimed avalikustatakse, et näiteks, et Jüri Assamallas toetas 10 euroga seda ettevõtmist, et siis ma nagu selle tänu panen ka siia üles sellised juhul. Kui inimene on tagasihoidlik, ütleb, et ärge minu nime jumala eest pange, siis ma kirjutan jah. Või siis ma ei pane. Et arusaadav. Nüüd, mida ma nende videote kohta ja siis testide kohta on testides, ma eraldi täna rääkima ei hakka siin. Mida ma nüüd kindlasti ütlen, videote kasutamine ei ole päris vaba. Tähendab, kuna ma kasutan eksamiülesandeid, siis eksamiülesande puhul on selline piirang, et ärilistel eesmärkidel neid kasutada ei tohi. Ja mina ei müü videosid. Mina ei müü ühtegi videot, vaid kui see eelnev jutt oli, eks ole, see toetab tegevust, jah. Et seal on siis kõik need testid ja muud asjad, mitte nii, et ma müün kellelegi selle video kasutamise õigust, seda õigust mul ei ole. Ärilistel eesmärkidel ja see tähendab ka automaatselt seda, et eraõpetajad neid videosid, minu tehtud videosid kasutada ei saa. Ka neid videosid mitte, mis ei puuduta üldse eksamiülesandeid. Ma põhimõtteliselt ei luba seda. Eraõpetaja võtab raha tunni tegemise eest, järelikult ta peab selle raha ise välja teenima. Mitte nii, et paneb veel ma video mängima ja siis ütleb, et vaata videot ja siis äkki saad targaks. Niimoodi pole keegi targaks saanud. Igasugustel konsultantidel ja muudel tegelastel täpselt samamoodi. Ei ole lubatud. Koolitunnis seda videot kasutada, või mitte seda, vaid minu videosid kasutada ei saa. Ei tohi. Väga lihtne põhjus. Õpetaja saab tunni eest palka. Ja sellisel juhul, kui tema kasutab minu videosid, siis ta peaks osa palgast mulle andma. Loogiline, eks ole? Nii. Ja selleks, et mitte sellist jama tekitada, siis ütlen kohe ära, et koolitundides video kasutamine ei ole lubatud. Mida õpetaja võib loomulikult teha, on see, et ta kirjutab stuudiumisse või e-kooli või ükskõik kuhu, et vaata, Jüri, sina vaata seda videot, sa äkki saad siis natukene asjale pihta. Loomulikult, see on lubatud. Aga mitte nii, et nii nagu minuni on jõudnud info, et kunagi ühes kutsekoolis, kus matemaatikaõpetajat ei olnud, siis mängiti sellist mängu, et siis lapsed läksid, mis lapsed, suured mehed seal ABE-s, läksid tundi ja siis, ma ei tea, IT-mees või keegi teine pani siis minu video tööle ja siis niimoodi nad näiliselt õppisid matemaatikat. Niimoodi ei õpi keegi. Videod on mõeldud õppimist toetavate vahendite hulka, ta kuulub sinna. Et näiteks kui Jüri või Mari on haige ja ei saa tunnis olla, siis ta võib seda videot loomulikult vaadata ja ta ei jää teistest maha. Või on mingisugused õpiraskused,
no ei saanud aru, no vaatan videost, äkki saan siis. Nii et minu eesmärk ei ole mitte see, et asendada tunnis õpetajat. See eesmärk kindlasti, seda mul ei ole. Aga koolitunnis panna lihtsalt video tuimalt tööle ja siis arvata, et keegi nüüd õpib. No kuulge, panete video tööle, siis te teate, mis juhtub. Kolmveerand klassi pöörab pilgu laua alla ja võtab oma debiilmelafoni välja ja alustab oma mängu, oma videot, vaatab TikTok'i ja noh, kõik muud asjad. Ja igasugustel jah, sellistel kahtlastel tüüpidel ja ei taha, et nemad minu videosid vaataks, igasugused pealekaebajad ja valevandujad ja teised tegelased, et hoidke eemal, ei ole vaja, vaadake midagi muud, vaadake, kuidas tervist ravida hanerasvaga ja jumal teab mida veel. See tuleb teile kasuks. Nüüd kõik avalikud materjalid, mis ma olen siis vabaks kasutamiseks andnud, neid leiate üles minu kodulehelt www.allarveelma.ee. Lähete selle kodulehele, seal on menüü olemas, kõik testid, mis on vabad, videod, ma ütlesin, videod on kõik vabad, mis on sinna üles pandud, välja arvatud siis need, eks ole, need piirangud, et ärge tundides kasutage, ei ole viisakas ja nii edasi. Ka see puudutab ka tasulisi kursusi näiteks, et keegi teeb seal TTÜ kursust ja ütleb, et vaadake Veelma videot. Kodus, okei. Aga mitte nii, et nüüd teen kursuse nii, et ehitangi üles selle videote peale. Selliseid asju tuleb aeg-ajalt ette. Info jõuab minuni lihtsalt, ega siin miski asi maailma saladuseks ei jää. Nüüd, mida ma tahan lisada, on see, et riigieksamite ülesannete lahendused 2016–2026, see puudutab nüüd gümnaasiumiastet ja ka siis vastavad testid nende samade ülesannete kohta on olemas taskutargas. Ja selleks, et neid saaks vaadata, siis tuleb pöörduda kirjastuse Maurus poole, vaadake kirjastuse Maurus kodulehelt ja te leiate need asjad sealt üles ja kui te ei leia, siis kirjutage kirjastusele. Kuulge, ma tahaks neid videosid, aga ütlen ette ära, et need on tasulised. Need enam ei ole siin, enam ei ole mitte nii, et võtan ja vaatan, jah. Et seal tuleb siis kuidagi ennast kirja panna, registreerida aga mina sellega ei tegele, nii et siis pöörduge kirjastuse Maurus poole. Nüüd, kui ma alustasin sellega, et meil oli üks selline pilt klassitoast, kus kõik oli kapi otsas ja laua all ja siis mina soovin küll seda, et kunagi taastub olukord, kus klassituba võiks selline välja näha, kus õpetaja on julgelt klassi ees ja ta saab õpetada, talle on antud võimalused selleks. Ja soovin siis kõikidele õpetajatele loomulikult kannatlikku meelt, sellepärast et klassis on ikka erinevaid õpilasi ja kõikidele klassitoas istujatele, kes on siis õpilaste laudade taga, siis loomulikult teravat kõrva, et kuuleks seda, mis õpetaja räägib, teravat meelt, suudaks kaasa mõelda ja püsivust, sest matemaatikas ühtegi asja selgeks ei saa, kui tööd ei tee. Et niisama, kui keegi arvab, et ma vaatan ühe silmaga videot ja teise silmaga vaatan siis mingit TikTok'i, siis ma ütlen, et jätke see minu video rahule ja vaadake siis TikTok'i või vaadake Simsoneid, sellepärast et need on mul ka huvitavamad ja viivad elus rohkem edasi. Vot nii on. Nii et selline pildike, tore pildike siin. Ja mina soovin kõikidele õpetajatele, õpilastele loomulikult edu ja kes soovib, vaatab mu videosid ja kes ei soovi, ei vaata. Aga selleks korraks ma lõpetan ja võib-olla siis kohtume mõnes videotunnis. Kõike head teile!